kui Eesti oli kodusõja lävel. Andres Raid. See, et ajaloo kirjutavad võitjad, on tuntud tõsiasi. Siin raamatus räägitakse võitjatest, räägitakse kaotajatest, jäägrikriisist, Kaitseliidust, Eesti Kaitseväe algusaastatest. Kõnealused sündmused on leidnud väga vähe kajastamist. Eesti poliitikud eelistavad need pigem olematuks vaikida. Asjaosalistele anti võimalus avaldada oma lugu ja rääkida kõigest, mis meenub. Kahjuks osa keeldus. Mingil põhjusel keeldusid just need, kes praegu on võimul ja kellel on veel poliitilisi ambitsioone. Teine september 1990. Piirioperatsioon. Toona nimetati seda ettevõtmist lihtsalt piirioperatsiooniks või õppuseks. Algatajaks oli Kaitseliidu peastaap. Tõns vastutas lõigus Kamarovka-Risuküla, mis paiknes umbes 7 kilomeetri sügavusel üle Narva jõe. Tegemist oli endise Eesti-Vene piiriga ja operatsiooniks oldi ka selles mõttes korralikult valmistunud, et telliti vägagi kvaliteetsed piiripostid. Toona käis suurem osa asju toetuse ja hea tahte najal ning Kaitseliidu Vigala malevkonna pealik Kasekamp Vana-Vigalas tegi need postid ise valmis. Piiritulbad olid korralikult värvitud sinimust valgeks nagu kord ja kohus. Kaasa võeti ka tõkkepuu, millega plaaniti korraks sulgeda liiklus Tallinna ja Piiteri vahel. Operatsioonist võttis osa ligikaudu 600 meest. Eelmisel õhtul ületati Narva jõgi. See oli omakorda Eesti NSV ja Vene NFSV piiriks. Umbes 100 mehe ülesanne oligi nii-öelda põhijõudude saabumiseks üles otsida ja kindlaks teha kunagiste piiritulpade asukohad. Tõkkepuuga kavatseti piir sulgeda üsna märkimisväärsel kellaajal, kell 4 hommikul. Ja liiklus pidi seiskuma pooleks tunniks. Tee oli suhteliselt lai, tegelikult liikluse sulgemisest suurt välja ei tulnud. Küll aga markeeris pooles vinnas olev valdas piiriületust. Samuti olid mõlemale poole maanteeserva toodud ka piiripostid. Kogu operatsioon toimus erariietes, relvi ei kantud ja eraldusmärkideks olid käesidemed. Mööda sõitvatest Eesti numbritega autodest lehvitati ja meeleolu oli ülev. Mingit vaenu, vähemalt avalikku ei ilmutatud ja ka kohalik seltskond. Varitses muidugi oht, et aktiviseerub Jamburgi, Kingissepa, kas siseasjade osakond KGB või teab kes veel. Nii juhtuski, et umbes 5 minutit enne määratud lahkumisaega saabus kohale paar volgatäit miilitsaid ja mingeid erariides ametnikke, kelle põhiliseks küsimuseks oli, kelle korraldusel tegutsetakse. Tõns end ei esitlenud, kuid teatas, et korraldus on tulnud Tallinnast. Ega ta toona valetanudki, sest Kalle Eller resideerus siis just Tallinnas. Arvata võis, et Savisaar ENSV ministrite nõukogu esimehena sai kogu aupaiste endale ja seda enam, et kavandatud oli tema visiit Moskvasse Pakatiniga lepingut sõlmima. Tagantjärele on muidugi raske hinnata, kas kirjeldatud operatsioonil oli mingit mõju sellele, et Eestil puudub Venemaaga piirileppe tänini, kuid fakt jääb faktiks. Äratulek oli organiseeritud, istuti bussidesse, piiritulbad jäeti paigale ja pildid neist ilmusid toona ka Eesti elus, mida toimetas Sirje Endre. Kaitseliitlaste endi hulgas oli amatöörvideo tegijaid. Mingisugune kajastus ilmus ka TV-s.
Keila malevkonna liige Edo Vald oli aga kutseline fotograaf, kes jäädvustas toimunu õige põhjalikult. Tagasisõit pakkus kaitseliitlastele veelgi ühe üleva hetke. Üle Narva silla tagasi sõites seisid kolleegid Spalleeris vastas ja toonane liiklusmiilitsa kontrollpunkt või putka näis sootuks maha jäetuna. Isegi kardinad olid ette tõmmatud. Tagasiteel tuldi veel läbi ka Sinimägedes. Toona oli elu ja tervise juures veel terve hulk neid mehi, kes seal ka tegelikke lahinguid oli pidanud ja see võimaldas positsioonidega tutvumist nii-öelda otseallikast. Kohalike suhtumises mingit vaenulikkust küll ei saanud täheldada, pigem vastupidi. Juba eelmisel õhtul tulid poistele appi kohalikud, kes hea meelega näitasid kätte, kus see piir tegelikult oli kulgenud ja üks neist palus isegi, et anun teid, ärge ainult ära minge. Mingit suuremat plaani selle operatsiooniga tegelikult ei olnud, kui vaid näidata kätte ja meelde tuletada, kus iseseisva Eesti piir kunagi oli kulgenud ja kus ta õigupoolest kulgema peakski. Toona ei olnud ju sugugi veel selge, kas taastatakse Eesti Vabariik või jätkatakse ENSV-ga. Eeldati siiski, et kui ikka tuleb Eesti Vabariik restitutsiooni alusel, küllap lepitakse ka endiste piiride taastamises kokku. Tartu rahu oli kõigil suisa peas, meeltest kõnelemata, ja kui Eesti riikluse taastamiseks pidi minema, siis olulisemaid punkte oligi ju piiriteema. Toona 7 kilomeetri kaugusel Narvast ei nähtud mingit põhjust, miks ei peaks see kõik niimoodi sündima. Rahulepinguga seati ju piir selliselt, mis viiks provokatsioonide võimaluse miinimumini. Narva jõgi sai Eesti sisejõeks ja on ju just jõed tihti sellised kohad, kus neid samu provokatsioone on lihtsam korraldada. Pealegi oli Tartu rahus ära märgitud kohustus hoiduda muutmast Narva jõe veerežiimi, see tähendas mõlemapoolset kohustust hoiduda jõe taset kunstlikult alandamast või vastupidi tõstmast. Repliigi korras võiks lisada, et ENSV aegu sellest kokkuleppest kinni ei peetud, sinna tekitati Narva veehoidla. See on aga juba pisut teine teema. Operatsiooni enda puhul on tähelepanu väärne, et suhteline salastatus säilis kuni viimase hetkeni, eriti Vene NFSV territooriumil. Vastupidist võis täheldada aga Pihkva Petseri suunal, kus ettevõtmine sisuliselt läbi kukkus. Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna ja ka mõnede teiste osavõtul plaanitud operatsiooni üksikasjad tilkusid kuskilt läbi ja Vene-poolne vastutegevus oli võrdlemisi aktiivne. Kui kaitseliitlased Tallinna tagasi jõudsid, võttis operatsiooni eest vastutanud Lembit Tõnsiga ühendus keegi Veeliks Kaasik Etast, kes ilmutas soovi kokku saada ja sellest suurepärasest ettevõtmisest ka laiemat kajastust teha. Kaasik tundis huvi, kas retkest ehk mingeid pildi- või videomaterjale on, pakkudes võimalust need ETA kvaliteetlaborites ilmutada. Ta lubas aktsioonist ka maailma teavitada ja tarvitades sõna teletaip, lubas asja kiiresti toimetada. Sinna see materjal aga kadus. Mõne päeva möödudes läks Tõns filmi ja fotodokumentide jälgi ajama ning tahtis ka seletust. Kuna ei rahva hääles ega ka noorte hääles ilmunud mingit kajastust. Komsomolska ja Pravdast rääkimata. Tallinnas Pärnu maantele asunud ETA kontorist leidis Tõns aga teise toonase ETA töötaja, kes tänaselgi päeval on kõrgel positsioonil ning kes äärmise jultumuse ja küünilisusega teatas, et neil pole kunagi mingeid filme ega muid materjale olnudki. Ja kui te kohe ei lahku, siis ma kutsun miilitsa. Toonases pressis nimetati Kaitseliidu korraldatud piirioperatsiooni ikka pigem provokatsiooniks ja katseks rikkuda perestroika käiku. Toona oli iseloomulik, et oli ju ikka veel olemas ENSV, isiklikult ei võtnud sõna ei Savisaar ega Rüütel. Ometi ilmusid kogu aeg mingid seisukohad ja teated, mida meedia varmalt edastas.
Ametlik seisukoht oli seega tugevalt kriitiline, hoolimata sellest, et tegemist oli riskantse ettevõtmisega. Katsuti ja otsiti ikka lubatava ja lubamatu piire. Kust kulgeb see piir, milleni võib veel suhteliselt ohutult läheneda. Ka Narva taga piirioperatsioonil püüti ikka käituda selliselt, et provokatsioonidele mitte alluda. Oleks ju võinud ka arreteerida näiteks Jamburgi miilitsa ülema süüdistusega. Miks too häirib meie tegevust meie maal, seda aga ei tehtud. Selgeks sai, et Kaitseliit kui kodanikualgatus hakkas muutuma tülikaks. Perestroika käis, see oli kontrolli all. Meil olid oma esindajad Moskvas ülemnõukogus. Samas oli aga taastamisjärgus Kaitseliit vaevalt 8 kuud vana. Täis omamoodi laste haigusi. Ja ega see organiseerimine toona nii lihtne olnudki. ETA kui ametliku ja riikliku meediaagentuuri rolli võiks ilmselt vaadata kui KGB käepikendust, kes sellisel rafineeritud viisil sai kätte kvaliteetse pildimaterjali piirioperatsioonil osalejatest. Eks nendegi kohta tekkisid kuskil kartoteegid. Nagu enne mainitud, oli see aeg, mil valmistuti ENSV ministrite nõukogu esimehe Edgar Savisaare visiidiks Moskvasse, kus pidi arutusele tulema ka piiride küsimus. Kaitseliidu juhtorganiks oli toona Kaitseliidu keskkogu. See organ oli kollegiaalne ja otsused langetati sellest johtuvalt kollegiaalselt. Eri keskkogudes ja Kaitseliidu malevates valitses ERSP ja suhteliselt palju oli just neilt kuulda kriitikat Kalle Elleri juhtimisstiili ning asja ajamise kohta. Omaette süüks pandi Ellerile ka seda, et ta oli otsustanud saata laiali Tamme malevkonna Tartus, mis oli organiseerinud Lenini kuju mahavõtmise Riia mäel. Miks siis Eller sellist eraalgatuslikku initsiatiivi ei sallinud? Eller oli jätkuvalt seisukohal, et Kaitseliit saab tegutseda üksnes hästi organiseeritud ja juhitud organisatsioonina, kus igasugused ühiskonnas reaktsiooni tekitavad tegevused peavad olema kooskõlastatud, seda enam, et tegemist on siiski eeskätt sõjaväelise organisatsiooniga, kus isetegevust ei sallita. Kaitseliitu varitses kogu aeg oht muutuda pandeks, kes kõnekoosolekutel aktiivsemate jutlustajate mahitusel võiks sattuda teab millistesse segadustesse. Ja selliste võimaluste loomine poleks olnud isegi KGB jaoks mingi üle jõu käiv trikk. Kujutles omaette ja iseseisvalt tegutsevatest jõukudest olukorras, kus vastust oleksid pidanud andma juhtkonda kuuluvad inimesed, ei olnud kuigi roosiline ja Ellerit võib selles asjas mõista. Muidugi oleks Eller juba toona võinud anda korralduse ära korjata kõik Uljanovid, Pöögelmannid. Kaitseliit oleks toona sellega hakkama saanud. Eelistati organisatsiooni kui terviku väljaarendamist, sooviti olla eeskätt just sõjaline, mitte politseiline organisatsioon. Toosama Tamme malevkond oli toona tuntud kui väga tugev ERSP ideede kandja ja seal püüti asja ajada ülemäära provokatiivselt. Poliitiline joon kui selline oli tähtsaim. Sama malevkond moodustas ka Kaitseliidu peamise sisemise opositsiooni. Kalle Elleri seisukoht oli, et Kaitseliit ei ole piketeerija, manifesteerija, protesteerija. Kaitseliit on tegus, äärmiselt laiapõhjaline organisatsioon ega tugine ühe või teise partei päevapoliitilistele huvidele. Tõns lahkus ERSP-st just ajal, mil muutus talumatuks just poliitiline surve omandada kas Kaitseliidus või Kaitseliidu abil mingeid positsioone. Oli selge, et Kaitseliitu tahetakse rakendada oma kitsamate parteipoliitiliste mängude vankri ette. Näha oli ja ühe ilmsemaks sai, et Nõukogude Liit oli lagunemas ja võimalus, et üks või teine mingi partei tagatuba suudab esindada kogu rahvast, oli üsna ahtake. 1990. aasta sügisel toimus põhikirja väline Kaitseliidu suurkogu, mida tulid nagu abistama ja juhendama Eesti komitee liikmed Kalle Jürgenson ja Illar Allaste, ilmse eesmärgiga hoida asja veidigi ohjes ja vältida laata. Kalle Eller peatas enda kui Kaitseliidu ülema staatuse ning rolli, andes teada, et tema jaoks ei ole põhikirja välistel kõnekoosolekutel kohta.
Samas esitas ta uueks ülema kohusetäitjaks Manivald Kasepõllu. Nii kauaks, kuni Heinrich Mark peaministrina eksiilis kellegi ametlikult sellele kohale kinnitab. Siin toimus ka teatud jagunemine vaadete järgi. Olid Elleri mehed, Kaitseliidu mehed, Kasepõllu mehed, Harri Ennu mehed ja nii edasi. Neile sündmustele eelnes siiski veel üks istumine. Juulis oli Viljandisse kokku kutsutud Kaitseliidu keskkogu eesmärgiga valida Kaitseliidule ikkagi ülem ja muuta senist praktikat ja maneeri. Lembit Õns oma Keila meestega sisuliselt nurjas selle kõnekoosoleku. Kalle Eller tuli saali ette ja teatas, et distsipliinist tuleb kinni pidada. Kaitseliidu mehed lahkuvad saalist ja ülejäänutel on vaba voli kõnekoosolekut edasi pidada. Suuremaks Elleri oponendiks oli toona ei keegi muu kui Tiit Madisson ise. Kogu vastuolu võibki laias laastus kokku võtta selles, millisena keegi Kaitseliitu nägi. Kas kui tööriista, mingi poliitilise jõu käes oma tahte läbisurumisel või kui laiapõhjalist üleriigilist militaarset kaitseorganisatsiooni kogu Eestimaa kaitsmiseks, patriotismi kasvatamiseks, tervete eluviiside propageerimiseks ja paljugi veel. Lähtudes olukorrast, et Eller oli kõrgeim sõjaväeline okupeeritud Eestis, oli volitatud taastama ükskõik milliseid struktuure ja organisatsioone Eesti julgeoleku tagamiseks, sai eesmärgiks moodustada lõheneva kippuva Kaitseliidu alusel uus ja nii-öelda tihedam organisatsioon. Olukorras, kus Kaitseliitu oli imbunud ja immutatud kõik võimalikku kontingenti, kus paljude ainsaks sihiks ja eesmärgiks oli organisatsiooni sisemiselt lõhestada, ebakõlasid ja hõõrumisi tekitada, oli see ainumõeldav ja teostatav lahendus. Tehtud tööd ega nähtud vaeva ei tahetud lasta hukka minna. Asjal oli veel ka see aspekt, et paljud mehed ei olnud ju kokku tulnud mitte marssimise, piketeerimise, intrigeerimise või poliitiliste pisihuvide pärast, vaid pidasid silmas hoopis kõrgemaid aateid. Neile ei tahtnud keegi pettumust valmistada. Need mehed olid valmis taastama laiapõhjalist Eesti kaitseväge. Moodustati Rahvuslik Kaitsealgatuskeskus. Eesmärk oli Eesti kaitsevõime laiapõhjaline arendamine, lähtudes olemasolevatest ressurssidest ja võimalustest. Ülesandeks oli ka sõjaväe loomine, lähtudes tegelikust olukorrast ja see puudutas nii rahvuslikku koosseisu, asetust ja asendit, kui ka olematuid rahalisi võimalusi ja nii edasi ja nii edasi. Kaitseväe arendamise, õigemini selle algatamise kõrvalt jõuti nii kaugele, et arutati võimaliku Eesti oma kaitsetööstuse loomist. Traditsioonid olid ju olemas. Olemas olid kõik eeldused muu hulgas käsitulirelvade tootmiseks ja isegi üks võimalik püstolkuulipilduja oma aretatud mudel oli juba tolleks hetkeks käepärast. Valmis olid vaadatud isegi võimalikud eraldi asetsevad tootmiskohad relva eri osadele ja ka kokkupaneku koht, kuid kõigepealt oli vaja patenti. Patendiamet oli tolleks ajaks juba olemas. Mati Päts selle eesotsas, kuid patenti ei saadudki. Ametlik vastuseis oli väga tugev. See jätkus isegi 1992. aastal, mil selleks ajaks juba ametlik Eesti Vabariigi kaitseminister Hair Rebas teatas, et poliitilist otsust relvade tootmiseks ei ole. Ilmselt oli aga rahvusvaheline turumajandus ühes oma lobistidega jõudnud ka siia, kus igasugune konkurentsi iva juba eos lämmatati. Ilmselt hakati juba siis ette valmistama kurikuulsat Iisraeli relvatehingut ja milleks siinset turgu veel mingi oma toodanguga solkida. Pärast putši püüti kokku koguda Eesti ohvitseride liit. Võimalikke nimetusi oli teisigi, kuid põhiidee oli siiski saada kokku tuumik Eesti kaitseväe moodustamiseks. Sakala poliitharidusmajas koosolekul näidati rahvale esimest korda ka Ants Laaneotsa. Kaitseliit eksiilvalitsuse ohvitseride isikuis osales seal vaatlejana. Ja see oli just Jüri Toomepuu suur soov arutada Eesti meestega koos, mis sellest asjast siis edaspidi saama hakkab.
Peale Elleri olid kohal Tõns ja Pajupuu. Viimane oli ka Kaitsealgatuskeskuse liige. Saalis istus oma paarsada inimest, kellest julgelt üle poole olid Nõukogude ehk siis okupatsiooniarmee mundrites. Seal oli eri väeliikide esindajaid. Suur osa neist umbkeelsed. Laaneots ei kandnud mundrit ja kahtlust ei olnud, et koosoleku korraldamise olid algatanud Ülemnõukogu mingid toimkonnad ja komisjonid ning kohale tulnud olidki põhiliselt sõjakomissarid ja sõjakomissariaatide töötajad. Ehkki võis olla ka mingeid tsiviilkaitse kaadritöötajaid. Räägiti põhiliselt sellest, et kuskil oli tekkinud mõte kaasata ka need jõud uue Eesti ülesehitamisse. Sellega sai üsna ilmseks, et rahvuslikult meelestatud ja omaaegse Kaitseliidu taastamise ideega varustatud seltskonnal ei olnud seal suurt midagi teha. Ants Laaneots pidas koosolekul vägagi kanges eesti keeles kõne ja pärast seda esines ka Eller, kes üsna tõsiselt kritiseeris Laaneotsa ideed tankikorpuse moodustamise kohta. Tõns pidas sellist kooslust enda ohvitseri väärikust solvavaks ja teatas, et tal pole seal midagi tõepoolest teha. Ilmselt sellel koosolekul otsustatigi jätta sõjakomissariaadid muutmata, nimetades need lihtsalt ümber riigikaitse osakondadeks, seega sisulist muutust ei planeeritudki, räägiti vaid ümber nimetamisest. Situatsioon oli selline, et kodanike komiteede inimesed olid tavaliselt aktiivsed ka Kaitseliidu liinis. Kodanike komiteede lõpp oli paljudele pettumuseks ja paljud endised aktiivsed osalejad nägid üsna selgelt ka Kaitseliidu vaikset sovjetiseerumist. Mõtlemises toimus muutus. Paljud aktivistid pettusid ja naasid oma igapäevaste tööde tegemiste juurde, kuna nägid aatele ja ideaalide asemel vaid võimumänge. Väga raske oli reakaitseliitlastele selgitada, mille nimel ja pärast too jahumine käis. Veelgi keerulisem oli selgitada, et too jahumine oligi omalaadne murdepunkti eri ambitsioonide, maailmavaadete, loodetud isamaalisuse ja mitte kuhugi kadunud sovjeedi pärandi vahel. Selge oli, et vastasrind oli täiesti olemas. Hästi organiseeritud, rahaliselt ja organisatoorselt tagatud ja see rikkus kahtlemata Kaitseliidu esialgselt planeeritud tegevust ning selle tegevuse põhiprintsiipe. Kaitseliidu ja ka kodanike komiteede edu tõsi küll esialgse saladuseks ja võtmeks oli see, et ei tegutsetud võimudel harjumuspärastes haldusterritoriaalsetes piirides. Tegutseti nimelt kihelkonniti ja arvata võib, et kui oleks tegutsetud toonase ENSV administratiivsetest üksustes, oleks kas linna, külanõukogu või Alevi territooriumil saanud lihtsamisi vastu seista. Selleks olid kogu võimu täius ja ka vajalikud vahendid täiesti olemas. Nii näiteks tegutses Keila kihelkonna kodanike komitee endise Keila kihelkonna piirides, kuhu jäid Vasalemma, Saue, Keila ja Harku külanõukogud. Ja neil ei õnnestunudki korraldada omavahel koordineeritud tegevust kodanike komitee tegevuse halvamisel. Sama kehtis ka Kaitseliidu puhul, mis oli, nagu öeldud, samuti organiseeritud kihelkondlikult. Kogu see pilt jätab praegu muidugi võrdlemisi kummalise mulje. Eriti see aspekt, et kogu aeg oldi vastu. Ja tõesti, ujutud sai tol ajal millegipärast kogu aeg vastuvoolu. Poliitiline olukord oli aga anarhiale mõnes mõttes suhteliselt lähedane. Savisaare 1989. aasta talurahva seadus võimaldas erastada maad ilma õiguslikule järjepidevusele tuginemata. Samas oli teada, et õige pea saabub iseseisvus niikuinii ning inimesed saavad oma varad tagasi. Võim reageeris muidugi omas mõttes adekvaatselt ja privatiseeris nii sovhooside kui ka kolhooside maa ja vara. Tagantjärele võib öelda, et sellega nurjati suurel määral nii-öelda normaalse talumajapidamise ja põllumajanduse teke laiemalt. Korralike ühistute asemele tekkis hoopiski sovhooside ja kolhooside järjepidevus. Häma aeti aga neile uutele moodustistele just ühistute nime andmisega. Kolhoosi üldkoosolek
võis kuulutada kolhoosi vabatahtlikuks ühistuks ja hambutu ning saamatu majandamine jätkus nagu muiste, mil Nõukogude keskvalitsuselt tilkus dotatsiooni pea piiramatult. Turumajanduse tingimustes puudusid sellisel majapidamisel väljavaated siis ja puuduvad nüüdki. Kui seaduslikeks ja legaalses mõttes vettpidavateks neid Savisaare maareformi otsuseid saab pidada ja miks neid toona Eestis üldse ka hilisemal ajal arvestati, on jälle omaette küsimus. Sellisele tegevusele oleks Eesti komitee küll saanud vastu seista. Selleks tulnuks kihelkondlikud komiteed säilitada ja maareformi elluviimisel kaasata. Sest valitaval uuel Eesti esinduskogul, Riigikogul puudus täidesaatva võimu alge mujal Eestis. See on siis väljaspool Toompea lossi. Nad pidid ikka hakkama tegema seadusi, mis kõlbasid toonastele täitevkomiteede tegelastele, kes olid seal Nõukogude ajal harjunud muretult elama ja kes pidid siis nii-öelda hakkama reformima endale head äraolemist kindlustatud süsteemi. See on üks oluline punkt. Ei taastatud Eesti Vabariiki, vaid iseseisvus ENSV. Ei tekkinud nullvarianti ega inventuuri. Öeldi lihtsalt, et täna on de facto selline olukord, aga küll peatselt, nii umbes 20 aasta pärast taastama ajaloolise õigluse ka teistele. Samas juurutati väga kummaline mudel, et kui inimesel ka olid näiteks olemas kõik paberid talle kuulunud maa kohta, tekitati ikkagi vajadus midagi üle mõõta ja selleks tuli leiutada mingeid tegelased, kes seda korraldasid. Seega loodi taas uue Eesti Vabariigi kataster ega taastatud vana. Võib-olla tulnuks kas või deklaratiivselt lugeda kõik olnud taastatuks, igasugused hilisemad tehingud lugeda kehtetuteks kas või selleks, et vältida mingeid sakerdamisi enne, kui omand on tagastatud. Ja mis sai nendest kolhoosidest, sovhoosidest? Kui kolhoosi esimees võis enesele privatiseerida suures koguses mingit vara, siis oli see tema jaoks kergelt tulnud rikkus ja ta võis täiesti vabalt maha müüa olemasolevat tehnika. Lohistada selle kas või emeksisse ilma igasuguste süümepiinadeta. Tervete töökodade kaupa viidi tööpinke metalli kokkuostu, kus selle eest saadi raha. Samas polnud kellelgi võimalik saada mingisugustki ülevaadet selle kohta, mis oli minema viidud, palju selle pealt teeniti ja kuhu see raha rändas. Tulemuseks oli see, et viimasel ajal maaelu mingiteski keskusteks olnud ja kujunenud töökojad, garaasid ja kuivatid sattusid kellegi omandisse ja see keegi polnud üldse huvitatud seal millegi tegemiseks. Rajatised privatiseeriti ja müüdi maha. Seejuures ei olegi niivõrd oluline, kas oleks pidanud seal jätkama või mitte. Fakt on aga see, et nüüdne maastikupilt on täis varemeid, milles puud läbi kasvavad, tunnistades tummalt omaaegset laastamist. Mine tea, võib-olla oleksid kohalikud hakkajad mehed või naised seal isegi mingi sõna otseses mõttes ja heas mõttes ühistu käima pannud, kuid neil puudus toona nii positsioon Nõukogude hierarhias kui ka teave selle kohta, mis ulatuses ja mida tegelikult toona laastati. Loomulik oli ju see, et juhtkonnad eesotsas partorgidega evisid ju oluliselt varem seda teavet, et kohe läheb privatiseerimiseks. Ja neis tingimustes ei olnud kohalikust Jürist ega Jaanist neile vähimalgi määral võrreldavat konkurenti. Eraldi tähelepanu väärib seik, mis oli seotud julgeolekumajaga Tallinnas Pagari tänaval. Bussipäeval oli kellegi jaoks kindlasti väga oluline, et ülemnõukogu töötaks edasi. Et töötaksid raadio ja televisioon ning ka valitsus saaks tööd teha. Kaitseliit kogunes toona Tallinnasse ja peamine idee oli see, et kui kõik putšistid oleksidki mingit edu saavutanud, siis oleks neile selle saavutamine võimalikult raskeks tehtud. Rahva relvi küll ei olnud, kuid ka passiivne kohalolek oleks sundinud putšiste ikkagi kelleski üle sõitma või vastupanijaid muul viisil kõrvaldama. Mingit militaarset jõudu ei kodukaitse ega kaitseliit endast toona ei kujutanud.
Küll aga arvasid Eller ja Tõns, et aeg olnuks ideaalne üle võtta sõjaväe komissariaadid. Nõukogude Liit oli ju just kokku varisenud. Ülemnõukogu oli lugenud Eesti taastatuks. Põhiseaduslik assamblee pidi hakkama välja töötama uut põhiseadust. Taas kerkis kogu oma alastuses küsimus. Kes taastab Eesti Vabariiki ja kes jätkab vana poliitikat? Peale komissariaatide tekkis mõte üle võtta ka KGB maja Pagari tänaval. Kätte taheti saada sealsed dokumendid. Paar kuud varem oli Kaitseliidu Keskkogu loobunud koostööst Kaitsealgatuskeskusega. Täpsemalt isegi keelanud igasuguse koostöö. Ja nüüd ei julgenud Kaitseliit seda ülevõtmist läbi viia. Tõns ja Eller panid ette sellisel juhul vähemalt sõjakomissariaadid nende rikkalike toimikukogudega üle võtta. Mehed selleks olid olemas. Kaitseliit uskus kuulujutte, nagu oleks mitu autotäit mere jalaväelasi viidud KGB majja võimalikku rünnet tõrjuma ja ülevõtmine jäeti ära. Ehkki juba toona oli selge, et mingeid sõjaväelasi seal enam ei viibinud ja see jutt oli lihtsalt ettekääne. Tõns ja Eller käisid ka ise Pagari tänaval kohal. Valitses vaikus ja ainult korstnatest tulev põleva paberi suits andis märku, et hoones endas oli keegi tõsiselt ametis. Hiljem kirjutas keegi toonane KGB töötaja, et oli viibinud majas ihuüksi ja oli valmis võtmed ükskõik kellele üle andma. Kokkuvõttes mingit takistust hoone ülevõtmiseks toona polnud. Kaitseliit oli kogunenud Rataskaevu tänavale Rootsi kiriku ruumidesse ja seal peeti hommikust õhtuni kõnekoosolekuid, vaieldi ja arutati. Elleri enda meestest oleks jätkunud nii komissariaatide kui ka KGB maja ülevõtuks. Nende hoidmisega oleks aga sellise meeste hulga puhul võinud tekkida raskusi. Eriti sõjakomissariaatide puhul oleks tulu olnud veel ju ka selline, et seal hoiti ju relvastust. Sinna oleks vabalt võinud tsiviilriietuses sisse jalutada, kamandada kogu personali rahulikult koju ja kõik üle võtta. Kõik SSSR on otsas, seoses sellega teie töö selles asutuses ka. Selle peale poleks neil ju midagi ütelda olnud. 1992. aastal tehti katse moodustada Nõukogude ohvitseride ja sõjakomissariaatide töötajatest vaba, nii-öelda täiesti oma õppekompani, mis paneks aluse teistsugusele militaarsele mõtlemisele kui üksüheselt Punaarmeest üle toodud maneerid, arusaamad, ideoloogia ja kombed. Seda tegevust alustati kohe ja määravaks oli muu hulgas Kalle Elleri tohutu andumus ja koostöövalmidus toonaste ja osalt ka praeguste militaartippudega. Sõlmitud oli isegi kokkulepe, et las Laaneots toimetama oma arusaamist pidi ja Kaitseliidu aateline ning restitutsiooni printsiibist lähtuv tiib toimetab oma äranägemist pidi. Arusaadav, et seda kokkulepet üheski dokumendis kirjalikult ei fikseeritud. Tegemist oli suusõnalise leppega ja esialgu see ka pidas. Kaitseliidu Läänemaa aleva pealik Margus Järve läks selleks tööle Läänemaa riigikaitseosakonda ja selle kaudu taheti legaliseerida tulevasse õppekompanisse teenistusse tulevate meeste staatus. Kohta uue loodava õppekompanii jaoks veel polnud. Ometi alustati ettevalmistustöödega ja neist võtsid agaralt osa hiljem kaitseväest eemale tõrjutud Margus Rebane ja Leo Kunnas. Mõlemad mehed olid õhinal asja juures ja täiele pühendumisele tuli kasuks ka nende suhteline vabadus. Nad polnud seotud ei perekondlike ega muude oluliste kohustustega, mis oleksid võinud nende initsiatiivi ja tegutsemislusti pärssida. Nad olid küll juba sõjaväelased, kuid ilma väeta, küll kaitseliitlased, kuid ilma suurema üldise toetuseta. Eeskätt just garanteeritud sissetuleku mõttes. Kalle Eller võis asju strateegina isegi teisiti näha kui noored. Kuid see ei takistanud ühistööd, muutes selle pigem viljakamaks. Need noored ei kujutanud endast toona mingisugust ressurssi kui sellist, vaid olid pigem väärikad,
hakkajad, kaitsetahtega aatelised mehed, kelle sihiks oli just nimelt oma kaitsetahe ja võime. Järve kaudu oli 1992. aasta kevadeks saadud nii kaugele, et juriidiliselt võidi alustada kompanii moodustamist hoolimata toonastes õigusaktides valitsenud ebakõladest. Eeskätt tähendas see, et ka seaduse silmis olid kompaniisse tulnud mehed ajateenijad. Kaitsealgatuskeskus töötas samas mujalgi Eestis. Selline vastuoluline isik nagu Jaak Mosin oli juba 1991. aasta sügisel üle võtnud hilisema Kuperjanovi pataljoni dislokatsioonipaiga Meekomäe. Tegutseti mujalgi ja õppekompanii moodustamise ajaks oli tegevus paljuski juba koordineeritud. Ihu ja hingega asja juures olnud Margus Rebasel ja Leo Kunnasel tekkisid toona juba väljakutsed. Ja seoses sellega lepiti kokku, et mõlemad liituvad kompaniiga hiljem, kui nad on lõpetanud oma õpingud Soome sõjakoolis. Saadi aru, et kas nüüd just akadeemilist, kuid vähemalt hästi koolitatud ja välja õpetatud päris oma kaadrit läheb hiljem kindlasti tarvis. Sest rahva tahe ja kodanike initsiatiiv loob kaitsetegevuseks küll aluse, kuid ei ole kindlasti piisav korraliku riigikaitse organiseerimiseks. Välistada ei saa siinjuures muidugi ka nõnda nimetatud opositsiooni tegevust, sest eks Laaneotsagi juhitud struktuurid olid huvitatud Kaitseliidus välja selgitatud andekamate noorte enda poole meelitamisest. Kaasnes sellega ju nii oma liidrirolli tugevdamine kui ka vastaspoole paratamatu nõrgestamine. Teisalt ei olnud Kaitseliidul midagi selle vastu. Alustatud oli ju äsja ning see, mis sellest kõigest välja tuleb, oli üsna ähmane ning korralduslik pool üsna lapse kingades. Kõike kompenseeris tahe ja lootus. Sündmused kompanii loomisel arenesid aga omasoodu ja üksuse sünd kulges suuremate tagasilöökideta. 1992. aasta mais oldi juba nii kaugel, et Kaitsealgatuskeskusega seotud mehed valmistusid operatsiooniks, mille käigus plaaniti 2 Griff-tüüpi Nõukogude piirivalvelaeva hõivamist. See sobis kavadega suurepäraselt. Seda enam, et loodavast kompanist pidi saama vägi ja jõud, mis opereerib just rannikualadel ja suudab vajadusel kiigata ka kaugemale. Ajalugu on pungil tõendusmaterjalides selle kohta, et tavaliselt on vastane püüdnud elimineerida saared, lõigata ära pääsu üle Läänemere ja Laaneotsa juhitud seltskond toona sellele eriti tähelepanu ei pööranud. Huvitav seik juhtus Võrumaal rööbiti kaatrite hõivamisega Tallinnas, Miidurannas. Kuperjanovi pataljonis arutati üsna tõsiselt asjaolu üle, kuivõrd õige on puht olemuslikult täita peastaabis saabunud korraldust vanduda truudust toonasele valitsusele. 1992. aasta kevadel oli ametis ENSV ministrite nõukogu kabinet, mida juhatas Tiit Vähi ja puht juriidiliselt ei olnud tegemist millegi muu kui ENSV õigusjärglasega. Selle võimuorgani legaalsusega olid restitutsiooni seisukohalt lood segased. Kuperjanovi pataljoni asutajatel tekkis samuti küsimusi, sest kohe-kohe oli valmimas uus põhiseadus. Valmistuti referendumiks. Tulemas oli kroon ja sügisel pidid toimuma esimesed Riigikogu valimised, mis ei olnud rohkemat ega vähemat kui esimesed legaalse riigivõimu valimised, kuna seal pidid valima ainult kodanikud ja ülemnõukogu pidi lõpetama oma tegevuse. Peastaabist tulnud ultimatiivses vormis esitatud nõue vanduda truudust valitsusele langes ju pealegi aega, mil ülemnõukogu presiidiumi kaitsenõukogus istus veel terve hulk seltsimehi, kes ei äratanud mingit usaldust, eesotsas Vladimir Lebedeviga. Saadi aru, et sealt tulnud initsiatiiv ei pruugi olla kantud just isamaalistest motiividest ja seetõttu on arusaadav, et kahtluste korral eelistati oodata Eesti legaalse valitsuse ametisse astumist, mis sügisel niikuinii pidi toimuma.
Segadus süvenes ja Mosin mainis isegi võimalust marssida Tallinna ja vajadusel Tiit Vähi punane valitsus kas kukutada või vähemalt anda korraldus sellele valitsusele olla ise truu Eesti restitutsioonile. Vägivaldseks sündmused ei läinud ja paari päeva jooksul hääbus see temaatika. Kaitseliidu juhtide lubatud toetust Kuperjanovo lastele ei tulnud. Seepeale teatas Mosin, et tema seda mängu enam kaasa ei tee. Samal ajal, nagu mainitud, hõivati Tallinnas piirivalvekaatrid ning taas ei saa mööda minna toonase politsei või miilitsa provokatiivsest käitumisest, kellele sekundeeris kodukaitsest välja kasvanud piiriteenistuse ainuke kaater ühe ainsa eesmärgiga takistada laevade väljaviimist Miiduranna sadamast. Kaatrite hõivamise plaan aga oli küpsenud tegelikult pisut varem. Kaitseliitu saabunud informatsiooni kohaselt valmistusid Nõukogude piirivalvurid koos ühe siinse ettevõttega Vavor ära toimetama 2 piirivalvelaeva, mis pidid lõpuks jõudma ei kuskile mujale kui Muammar Gaddafi kätte. Tänaseks on üks neist alustest Meremuuseumi eksponaat ja see on ka vist ainuke koht, kus mainitakse Kaitsealgatuskeskust, kes selle laeva 1992. aastal Nõukogude piirivalvelt rekvireeris. Lembit Õns ja Margus Järve said korralduse laevade asukoht välja selgitada, mis ei olnudki eriti keeruline. Laevad olid valmis pandud väljavedamiseks toonase Kiirovi kaluri kolhoosi Miiduranna sadamasse ja sealt pidi need Soome kaudu viidama Vahemerre. Ülemnõukogu oli siiski võtnud vastu ka ühe mõistliku otsuse, millega kuulutati kõik Nõukogude sõjaväevarad Eesti omandiks. Selle korralduse täitmiseks, see tähendab äraviimise, sisuliselt varguse tõkestamiseks, kogu operatsioon mõeldud oligi. Laevad ise polnud sellises seisus, et nendega oleks võinud iseseisvalt navigeerida. Need tuli sealt slepis välja vedada ja selleks lepiti kokku Hiiumaalt ühele kapteniga, kes oma kalalaevaga pelgalt kütuse hinna eest oli nõus asja korda ajama. See tähendab ise Hiiumaale pukseerima. Enne oli aga vaja need kätte saada. Hommikul kella 4 paiku saabus Pärnust relvastatud ülevõtmisgrupp eesotsas Asso Kommeriga. Sadama territoorium võeti kiirelt üle ja sadama kapten nõudis mingisugust veenvat argumenti, miks ta peaks lubama neil laevadel minna. Järve näitas aknast relvastatud mehi ja sadama kaptenil valikut ei jäänud. Osalejate sõnul polnud tal selle väljasõiduloa andmise vastu ka tegelikult mitte midagi. Kaitseliidu Pärnu malev oli toona võimekaimaid seltskondi üldse ja nende puhul ei saa kuidagi mööda minna operatsioonist, mis viidi ellu sellisel viisil, et isegi Otto Skorženil poleks olnud vaja häbi tunda. Üks osalejaist kirjeldas seda järgmiselt. Jutt on laevade ülevõtmisest. Oli jah. Sõidati Pärnust kohale, võeti territooriumil kontrolli endale. Inimesed olid paigutatud strateegiliste punktidesse, et territoorium oleks kontrolli all. Teine üksus läks laevale. Laevad võeti üle. Sadama kaptenil keelati katsuda raadiot ja telefoni. Tal soovitati anda õigus sõita eelmisel õhtul sisenenud kalatraaleril sealt välja koos Vene päritolu madrustega. Kapten vastas, et sellist korraldust niisama lihtsalt anda ei saa. Soovis, et argumenteeritaks. Selle peale Margus Järve võttis püstoli, küsis, kas sellest piisab. Kapten vastas jah ja soovis head teed. Enne näidati kaptenile, mis akna taga toimub. Ta nägi, et kogu territoorium on kontrolli all. Kõikjal olid mundrites ja relvastatud mehed. Kohale kutsuti ka Jüri Estam, kes oli pärit demokraatlikust maailmast, ajakirjanik. Väidetavalt militaarspetsialist, et olla vaatlejaks ühele Kaitseliidu operatsioonile. Talle ei öeldud enne, mis just toimub. Kõik läks lihtsalt ja jamaks läks siis, kui järgnes Eesti piirivalve kaatri 001 provokatiivne liikumine operatsiooni läheduses. Hiljem jäi kaatri õnneks maha. Eesti piirivalve kaater kutsus appi venelasi, et tegemist on kuritegeliku ründega ja tegi nendega koostööd. Laevad viidi kõigepealt Rohukülla, sealt viidi üks Pärnusse ja teine jäi Lääne malevale. Laevad kuulusid aktsiaselts Vavorale, kes koostöös Vene mereväe
tegevohvitseridega oli müümas laevu Soome kaudu Vahemerre Liibüa pealikule. Sellest tuli rahvusvaheline skandaal, kuna tehing jäi katki. Asi oli ka piisavalt kõmuline. Seal Vavoraga oli seotud tolleaegne transpordi- ja sideminister, kellest sai peaminister. Tähendab, aktsiaselts Vavora omandas laevad siis, kui Tiit Vähi oli sideminister. Aga selleks hetkeks, kui operatsioon toimus, oli Vähi juba peaminister. Jaak Mosinale tehti pakkumine $200,000, et laevad tagasi saada. Ei teata, kas uskuda seda või mitte, kuid olid vastavad tutvused olemas selleks, olles seotud nõukogude aegsete mustade äridega. Tema äripartneriks olid Guido Sammelselg ja Jaak Kuusik. Kuna teist laeva ei saanud Rohukülas hoida, viidi see Orjakule. Küpses Jäägerkompanii loomine. Liitus Asso Kommer. Ja kuna olid lähenemas valimised, siis ei suhtunud Kaitseliidu peastaap Ants Laaneotsa juhtimisel Jaak Mosina igasugustesse ettepanekutesse koostööd teha suugi väga äraütlevalt. Meie vormeerisime enda teada oma kontseptsiooni järgi punastest ja nõukogude ohvitseridest vabamõtlemisega kaitsealgatuskeskuse silmis, aktsepteeritud ja nende välja mõeldud üksust. Sattus olema niivõrd soodus seis, et Assole ei sobinud mingil põhjusel enam olla Pärnus ja teha seda, mida ta tegi. Laevale taheti panna nime. Esimeseks variandiks oli Johan Pitka, mille pakkus välja Hiiu maleva pealik Tuisk. Kommer leidis, et see ei lähe, sest polnud teada, kas laeva suudetakse enda käes hoida. Võib-olla võetakse see ära ja tuleb uputada. Võib-olla tuleb ka maha müüa. Idee oli, et laevale pannakse nimeks Edgar, sest nimi pidi tekitama intriigi. Edgar oli toona opositsiooni liige. Laevale maaliti uus nimi. Kohal oli ka Ekspressi kirjastus. Praegu saab laeva vaadata Meremuuseumis. Tegemist on siiski Eesti mereväe esimese alusega niinimetatud uues Eesti Vabariigis. Selle saamise lugu mäletavad paraku ainult asjaosalised, kuna selle ajalooseiga meenutamine pole tänini paljudele mokka mööda. Veidi enne laevade hõivamist olid pärnakad Kommeri juhtimisel korraldanud reidi Pärnu sõjaväe lennuväljale, kus seoti kinni nii tunnimehed kui ka radarioperaatorid. Ja muu saagi hulgas toodi ära üks portfell, mis sisaldas ülisalajasi andmeid Nõukogude õhutõrjesüsteemi kohta Murmanskist kuni Musta mereni. Selle portfelli saatus oli aga hoopis kummaline. See anti üle kaitsejõudude peastaapi. Seal aga leidis Laaneots, et see on vaja omanikule tagastada. Küsimusi tekkis rohkem, kui neile vastuseid suudeti anda. Operatsiooni meenutades on Kommer talle omaselt mohedal viisil tagasihoidlik, üteldes vaid, et mis seal siis ikka nii väga. Mõningatel andmetel püüdsid endise miilitsa ja toonase politsei teatud ringkonnad lennuvälja operatsioonist osavõtnuid füüsiliselt kõrvaldada. Kas oli tegu minna laskmise või organiseerimatusega, kuid need katsed igatahes nurjusid. Jäägerkompanii sünnile aitas selline olukord aga kaasa, kuna meestel ei olnud enam ohutu kodus viibida. Juuniks 1992 oli Asso Kommer koos mõne kaaslasega Pärnust ära tulnud ja eks pärnakad moodustasidki loodava kompanii militaarse selgroo. Margus Järve kandis hoolt legaalse poole eest ja tagas seaduslikkuse ning Lembit Õnts kaitsealgatuskeskuse ülema kohusetäitjana andis korralduse moodustada Läänemaa vabatahtlike jäägerkompanii. Kompanii moodustamise aluseks oli vabatahtlikkus ja esmajoonas tulidki need, kel tsiviilelus polnud liigseid kohustusi. Soovijaid kogunes rohkem, kui vastu võtta suudeti. Ning eeskätt sõltus vastuvõtt rahastamisest ja materiaalsest baasist. Kompaniiga liitus pärast pettumust Võrus ka Jaak Mosin, kelle ülesandeks sai tagala ülemana ette valmistada loodava üksuse majutustingimused, et tulijail oleks söök laual, magamiskoht ja õppetingimused tagatud. Esimene koht, kuhu asjad maha pandi, oli Rohukülas Nõukogude piirivalvest maha jäänud pisike ehitiste kompleks,
mille tingimused ei vastanud loodava üksuse vajadustele ega taganud nõutaval tasemel kas või meeste eneseväärikust. Järgmiseks selgitas Mosin välja võrdlemisi huvitava hoonekompleksi Pullapäel, kus ikka veel askeldasid mingid erariides tegelased, kes ametlikult olid Moskva alluvusega raadioside uurimise instituudi töötajad. Tegelikult oli see raadioluurejaam, kus ülevõtmise hetkeks viibis kohal ainult valvur, kelle väitel allus too asutus ühelt poolt Eesti Side- ja Transpordiministeeriumile ning teiselt ei allunud ka. Mosine ja Järve läksid Haapsalus paiknevasse telefoniside peajaama, mille bilansis too kontor pidi olema ning kasutades korraga nii õrna kui ka ultimatiivset tooni, said nõusoleku loodav üksus sinna majutada. Ekstra boonusena tuli veel kaasa otseühendus Moskvaga, mis pidi suurepäraselt töötama ja üldse pidi sealt saama helistada kuhu tahes. Algul kuulus kompaniisse umbes 15 meest ja see oli tegelikult ettevalmistav üksus, kes pidi teistele saabujatele pinnase ja tingimused looma. Tingimused olid teiste Eesti toonaste jõustruktuuridega võrreldes suisa suurepärased: tökid, padjad, linad, toad, missugused ja isegi söökla, kuhu Mosin palkas paar kokka. Elu hakkas sel viisil käima. Koormus oli ka neil 15 mehel täiesti piisav, sest peale igapäevatoimingute peeti vahiteenistust laeval, mis niisama igav ei olnudki, kas või juba seetõttu, et nii miilits politsei nime all kui ka Nõukogude piirivalve püüdsid neid laevu ikka enda valdusse tagasi saada. Ilmselt vajas Gaddafiga sõlmitud leping täitmist. Valimised seisid ees ja teati, et uue põhiseaduse järgi oli president relvajõudude kõrgem ülemjuhataja. Põhiseaduse väljatöötamise juures osales ka Kalle Eller ning juba tänu sellele oli see säte laialt tuntud ja sellisena aktsepteeritud. Just sellisena. Et kui kaitsejõud kellelegi poliitiliselt alluvad, siis on selleks Eesti Vabariigi president. See pidi garanteerima järjepidevuse ja tagama riikliku stabiilsusega juhul, kui valitsused hakkavad kiirelt vahetuma. Kujutati üsna värvikalt ette, et kui näiteks Eestile vaenulikud sisemised jõud tollesama Lebedevi juhtimisel korraldavad mingid valimised, moodustavad kas või vabritseeritud häältele toetudes valitsuse, mis siis saama hakkab? Kas hakkab toosama Lebedev oma huvides ka kaitseväge kamandama? Nimelt seetõttu näis toona presidendi roll kaitseväe juhina ainumõeldavana. Arenguid seoses eelseisvate suurte poliitiliste muutustega püüti ette näha ning tajuti saabuvat uut poliitilist ja legaalset situatsiooni. Samas püüti oma tegevust eesseisvate muutustega kooskõlla viia ja näha ka Heinrich Margi kui Eesti järjepidevuse hoidja allkirjaga ohvitserideks ülendatud meeste rolli restitutsiooni korral taastatud Eestis. 1992. aasta suvel kutsuti Pullapäel kokku eksiilvalitsuse ohvitseride kogu nõupidamine, kus vaatlejana viibis kohal ka Jüri Esnam, kellelt oodati just head nõu. Hometi eelistas ta pigem kuulata. Jüri Esnam oli muuseas ajakirjanikuna kutsutud ka laevade rekvireerimise operatsioonile, sest polnud ju sugugi selge, millega see kõik lõpeb. Lembit Tõns seadis kokkutoleku ette eesmärgi moodustada eksiilvalitsuse ohvitseride ühtne koordineerimiskeskus, mis ühtse meeskonnana siseneks taastatud riiki, osutaks sellele taastamisel igakülgset abi, oleks valmis üle võtma uues olukorras kõlbmatuid struktuure, milleks peeti ka end kompromiteerinud Nõukogude repressiivaparaadi ja Punaarmee struktuure. Vajadus ülevõtu järele oli täiesti ilmne. Kuulus ju näiteks nendesse struktuuridesse polkovnik Luks, kes sai polkovnikust otse koloneliks ja kogus kuulsus Jevgeni Kogani ning Vladimir Lebedevi kaasvõitlejana interrinde päevilt. Seistes nende meestega mitut puhku koos barrikaadidel. Selle seltskonna suhtes usaldust nappis ja enamgi veel. Seda lihtsalt polnudki.
koordineerimiskeskus loodigi. Eksiilvalitsuse ohvitserid, valdavalt ka malevapealikud, kohustusid kaasa aitama koordineerimiskeskuse juurde loodava staabikompanii moodustamisele, mis oligi toona veel nimeta jäägerkompanii põhifunktsiooniks. Malevapealikud nõustusid Pullapäele saatma oma maakondades vabatahtlikke ajateenijaid või siis isegi mitte ajateenijaid, küll aga vabatahtlikke. Neid hakkaski tulema. Oli nii 45-aastaseid kui ka isegi 15-kümneseid. Piiranguid toona ei seatud ja leiti isegi, et 15-aastane on just väga sobilik, kuna võib-olla niisama jõlkuja asemel on riigil 2-3 aasta pärast tegemist isamaalise kodanikuga, keda võib igas mõttes vaid eeskujuks seada. Siin avaldub ka üks toonastest põhipostulaatidest, mille kohaselt lähtuti ühelt poolt olemasolevatest inimestest ning teisalt sellest, millised pidid olema need inimesed, kelle hooleks võib riigikaitse usaldada. Provokatsioonideta siiski ei saadud. Samuti eksiilvalitsuse ohvitser Harri Henn kapteni auastmes tõi kaasa tulevase väliseestlasest presidendikandidaadi Uno Ruusi, kes oli küll üsna radikaalne ja näiliselt isamaaline, kuid mängis oponendile kätte vägagi olulise kaardi. Tema kohal viibimine andis alust juttudele, nagu tegeleksid ohvitserid poliitikaga ja tulevane presidendikandidaat käivad seal endale hankimas poliitilist ja mine tea ehk sõjalistki tuge. Ega ta selles mõttes võib olla bluhvinukki. Tema jutu ja olemuse järgi võis küll oletada, et ta oli toona valmis ka sõjaliseks riigipöördeks, ehkki mingit majanduslikku ega rahalist toetust tal lombi taga polnud. See selgus 4 silma vestlusest. Mingi pöörde korraldamist ei kaalutud üldse. Küll aga arutati võimalikke põhiseaduse väljakuulutamise järgseid arenguid, sest Vene sõjavägi oli ju veel Eestis sees. Võõrriikide luured ja teabmis eriteenistused tegutsesid täiesti kontrollimatult. Kaaluti, et juhul kui tuleks mingeid erimeetmeid kasutada, siis kuidas ja mismoodi seda peaks tehtama, arvestades ja jälgides just uut põhiseadust. Ei saanud ju välistada võimalust, et uut põhiseaduslikku korda tuleb hakata kaitsma. Selge oli, et kaitsta saab ja on mõtet vaid seda, mis vajab kaitset ja mida on mõtet kaitsta. Selge polnud aga veel see, kas armas Eesti rahvas juba siis tekkima kippunud poliitilise väsimuse tõttu üldse suudabki reageerida olukorras, kus võõrjõud hakkavad meie võimalikule iseseisvumisele aktiivselt vastu töötama. Polnud ju tõesti pilti ka selle kohta, kes toetab, kas toetab ning kuskil pidi see lipp ju lehvima, mille ümber oleks võinud koonduda ning mille alt oleks võinud kaitset otsida. Mõeldud sai ka musta stsenaariumi peale, mille kohaselt pidi staabikompanii koos ohvitserid ja koguga suutma kaitsta lippu, koondada Eesti eri paigus olevaid kaitsetahtelisi malevaid ja üksikisikuid. Võimatuks ei peetud sedagi, et kriisiolukorras osutab poliitiline ladvik Toompeal taas eriti kollaborantlikuks või elimineeritakse mingil muul moel, miks mitte raha abil. 1992. aastal oli ju võrdlemisi suur võimalus selleks, et Venemaa päris niisama lihtsalt kõike käest ära ei anna. Meeles oli veel lääne käitumine ja õhus levisid kahtlused, et vabalt võib korduda teguviis, mille puhul suured sõlmivad omavahel mingi kokkuleppe väikeste arvel. Liialduseta võib öelda, et ehitati struktuuri, mis pidi ära hoidma halvima, mida õnneks ei tulnudki ja irooniaga pooleks tähendas tollesama halvema stsenaariumi ärajäämine seda, et loodav struktuur ei osutunud enam kellelegi vajalikuks. Kaitsejõudude peastaap oli vähemalt nii tegutsemise järgi kui ka siseinfo põhjal otsustades segaduses ja see tagas nende teatud mõttes koostöövalmiduse. Mosin ja Järve läksid peastaapi, andsid teada üksuse vormeerimisest ning seoses sellega tekkinud vajadusest varustuse järele. Relvi sealt ei saadud, küll aga mingeid suhteliselt näruseid dresse, paar katelt ja veel mingit nodi, mille hulgas olid ka esimesed mundrid suhteliselt kummaliste parettidega.
Viimaseid toodi vaid paar tükki ja parema otstarbe ning kohviveski puududes tambiti neis kohviubadest pulbrit. Mosin kasutas aga ära oma suuresti kaasa sündinud läbirääkija talendi ja tõi övelistide juurest teise maailmasõja aegseid saksa nokkmütse meenutavaid peakatteid. Relvastus oli omaalgatuslik. Alates teise maailmasõja aegsetest tulirelvadest ja lõpetades Pärnu lennuväljalt erioperatsiooni käigus rekvireeritutega. Ja selles mõttes polnud olukord alguse kohta sugugi paha. Polnud sellel ajal ju ei kaitsejõududel ega ka Kaitseliidul varustuse poolest millegagi kiidelda. Iisraeli relvaafäär tuli teadupoolest märksa hiljem. Lembit Õns Kaitsealgatuskeskuse ühe juhina püüdis hankida ka valitsuse mingisugustki toetust. Samas ei kiirustatud selle toetuse saamisega, sest ei Vähi ega Ülo Uluots toonase kaitseministrina polnud ju täielikult taastatud Eesti Vabariigi valitsus. See pidi alles tekkima. Uluots oli üldse mõistatus, kandes küll vägagi austusväärset nime ja olles õige Uluotsa sugulane, elas ta ju ometi siin Eestis. Oli pealegi Palivere betoonitehase direktor ja pidi selles rollis lahti ütlema nii oma sugulastest kui ülekantud tähenduses nimestki. Ja nõukogude aegse direktori tundis ära nii kõnes kui ka kirjas. Selles mõttes ei erinenud ta muudest vähikabineti liikmetest karvavõrki. Sest oli see valitsus ju koostatud ikka just nõukogude aegsest nomenklatuurist. 1992. aasta sügisel valiti Riigikogu, kus Isamaa nimeline ühendus sai väga palju hääli ilmselt lootuses, et see asub koos ERSP-ga platsi puhastama. Selle all peeti eeskätt silmas vabanemist omaaegsetest juhtidest ning nõukogude okupatsiooni otsestest käsilastest. Märkimata ei saa jätta fakti, et valimistel eraldus veel üks poliitiline jõud. Niinimetatud Nõmme valitsus, eesotsas Ahti Männiga, kes selgitas valitsuse teket niimoodi. Miks sündis niinimetatud Nõmme valitsus? Maailma jõudude tasakaal kujunes 1980. aastate lõpuks taoliseks, et Eesti rahvas sai ajaloolise võimaluse soovi korral lõpetada Eestis poolsajandit kestnud Venemaa okupatsioon ning taastada 1918. aastal loodud Eesti Vabariik restitutio ad integrum, kuigi seda konkreetset soovi deklareerisid Eesti Vabariigi kodanike esinduskogu Eesti Kongressi esimene istungjärk 12. märtsil 1990 ning viimase hetke mõjul ka okupatsioonivõimu kohalik haldusorgan ENSV ülemnõukogu 12. koosseis 30. märtsil 1990 jäid deklaratsioonid paberile. Ajalooline võimalus oli tegelikkuses realiseerimata. Hoolimata tõsiasjast, et lääs tervikuna selle võimaluse Eesti rahvale pakkus, jäi ta ise sisuliselt kõrvalseisja rolli, andes nii selgelt märku, et Eesti rahva enda otsusest sõltub tema tulevik. Kuna sisuliselt polnud lääs restitutio ad integrum võimaluse realiseerimisest huvitatud, kuna Balti riigid olid poliitiliseks peenrahaks Teherani, Jalta ja Potsdami konverentsidel, tähendanuks see kaasvastutust Venemaa okupatsioonis Balti riikides ning reparatsioonide maksmist. Venemaa oli varmas talle jäetud vabu käsi ära kasutama ning käivitas Eestis aseainelised protsessid, kus ta Eesti Vabariigi taastamise sildi all asus põlistama oma okupatsiooni. Kuigi Eesti rahvas oli end juba määranud vabadussõjas ega vajanud uut enesemääramist, vajas seda oma kavade teostamiseks Venemaa, kes ENSV ülemnõukogu 16. novembri 1988. aasta niinimetatud suveräänsusdeklaratsioonile tuginedes kavandas esimese sellekohase referendumi juba 1989. aasta sügiseks, mille nurjas Eesti kodanike komiteede liikumine. Teine katse pärast kogu oma jõudude mobiliseerimist Venemaal õnnestus. 3. märtsil
1991. aastal kasutasid Eesti Vabariigi kodanikud koos okupeeriva riigi kodanikega üheskoos õigust enesemääramisele. Ühtlasi oli see signaaliks läänele, et eestlased soovivad edaspidi elada koos rahvusvahelise õiguse vastaselt Eestisse asustatud kolonistidega. Kuigi referendumid okupeeritud territooriumidel on rahvusvahelise õiguse järgi õigustühised, tsementeeris too sündmus siiski hetkeolukorra ning sellest hetkest oli too ajalooline võimalus taastada Eesti Vabariik restitutio ad integruma praktiliselt maha mängitud. Vähe sellest, 1. märtsil 1991 esines toonane vabariigi peaminister presidendi ülesandeis Heinrich Mark poliitilise avaldusega, milles toetas kavandatavat Eesti Vabariigi kodanike ja Venemaa kolonistide ühist uut enesemääramist ning kutsus üles kõiki selles uues enesemääramises osalema. Toona tundus too avaldus mõistetamatuna. Selgus saabus alles 28. aprillil 1995, mil Heinrich Mark tunnistas Eesti meedias avalikult üles oma koostöö CIA-ga. Saavutanud tähtsaima oli edasine Eestis toimuv Venemaa jaoks vaid vormistamise küsimus. Viinud 31. augustiks 1994 välja oma sõjaväe rasketehnika ning 40 000 sõdurit ja ohvitseri, saatis Venemaa koha peal tsiviili 67 000 sõjaväelast. Viimastest jäid relvastatuks 35 000, kes dislotseerusid ümber Kaitseliidu põhimõttel. Kindlustanud taoliselt koha peal oma sõjalise üleoleku, tagas Venemaa endale ühtlasi ka meelepäraste poliitiliste otsuste vastuvõtmise ENSV Riigikogus. Aeg on seda kinnitanud, sest nii-öelda perekondade ühinemise sildi all toimuv uus kolonisatsioon ületab 21. sajandil arvuliselt eelmise sajandi kurikuulsad 80. aastad juba kahekordselt. Märkimisväärne osa Vene kapitalis kontrollib Eesti majandust ning Ida-Virumaad ostavad tasapisi kokku Venemaal elavad Vene kodanikud. Kuna viimane protsess toimub ka Ida-Soomes, on ajalises perspektiivis Balti meres saamas Venemaa sisemeri. Heinrich Margi 1. märtsi 1991. aasta avaldus oli esimene märk, et vabariigi valitsus eksiilis ei seisa pärast viimast võimuvahetust 1990. aasta maist enam institutsioonina riigi huvide eest. Pool aastat hiljem sai see veel kord kinnituse, kui Heinrich Mark esines 12. septembril 1991 konkreetse kavaga anda veel samal aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu presiidiumi esimehele Arnold Rüütlile üle oma volitused. Teoks ei saanud see vaid koordineerimatuse tõttu. Ühelt poolt seisis osa valitsuskabineti liikmeid selle kava vastu ning teisalt polnud okupatsioonivõim veel valmis pakutud vastu võtma. Tegemist oli siiski tugeva signaaliga, et too akt võib peagi reaalsuseks saada. Oma riigi seadusi austavad riigitruud Eesti Vabariigi kodanikud, keda kohustas nende südametunnistus, hakkasid juba 1991. aastal otsima võimalusi kontinuiteedi säilitamiseks tulevastele põlvedele. Tuginedes 1918. aastal loodud ja tänaseni juriidiliselt olemas oleva Eesti Vabariigi juriidiliselt kehtivale 1938. aasta põhiseadusele ja nimelt selle paragrahvis 8 sätestatule. Iga kodaniku ülimaks kohuseks on olla ustav Eesti riigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Kuulumusest riiklikku ühiskonda tulenevad kodaniku seaduslikud kohustused ja koormatised. Samast kuulumisest võrsuvad kodaniku seaduslikud õigused ja vabadusest. Pärast Heinrich Margi ja tema moodustatud valitsuse riigireetmist 16. juulil 1992 moodustas sama valitsuse majandusminister Mihkel Mathiesen.
kes ainsana ei murdunud Vabariigi Valitsuse liikme pühalikku tõotust. 15. septembril 1992 Nõmmel Vabariigi uue valitsuse, astudes enne seda vastavalt 1938. aasta põhiseadusele vanema liikme liinis peaministrina presidendi ülesandeisse. Vabariigi Valitsuse ainsaks reaalseks ülesandeks on hoida 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust järeltulevatele põlvedele, kui need peaksid soovi avaldama taastada Eesti Vabariiki restitutio ad integrum. Restitutsioon annab Eesti rahvale võimaluse lõpetada Venemaa okupatsioon, viia ellu dekoloniseerimine ning õiguse saada okupatsioonikahjude eest reparatsioone. Nii või teisiti, kuni kestab Venemaa okupatsioon, saab 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi taastamisel põhimõtteliselt tunnistada mittesiduvaiks okupatsiooni tingimustes tehtud otsused, mis eiravad Eesti Vabariigi kodanike õigusi. See, kas Eesti Vabariigi õigusjärgne kodanikkond seda kunagi soovib, on vaid tema enda otsustada. Järgmine ajalooline võimalus seda saavutada on seotud Euroopa Liidu lagunemisprotsessiga. Ülejärgmine võimalus. 1938. aasta põhiseadus on sõnastatud õnneks taoliselt, et selle põhiseaduslikud institutsioonid võivad uueneda teoreetiliselt aastatuhandeid. Ka 15. septembril 1992 moodustatud valitsus on vahepeal mitut puhku uuenenud. Maailmas on praegu sadakond eksiilvalitsust, keda olemasolevad riigid enamasti ei tunnusta. Sama kehtib ka 1938. aasta põhiseadusele tugineva Vabariigi Valitsuse kohta. Kuid miks peaksid ka nad seda tunnustama, kui Eesti rahva enda enamik seda ei tunnusta? Kui rahva enamik tunnustab okupatsioonivõimu, siis peab ta rahul olema ka tolle elluviidava poliitikaga mis tahes valdkonnas. Kaitsealgatuskeskuses jälgiti poliitilisi arenguid ülima tähelepanuga ja teati, et jõujoonte sellise jaotuse korral saab ERSP endale kõik niinimetatud jõuportfellid, sisekaitse ning side- ja teedeministri portfellid. Nõnda ka läks. Valimiste järel teati juba täpselt, kes saab kaitse, kes siseministriks ning juba järgmisel päeval pärast valimisi saabusid Pullapäele kaitseministri kandidaat Hain Rebas ja siseministri kandidaat Lagle Parek. Pullapäel oodati sellelt kohtumiselt päris palju, koostati raport selle kohta, mis tehtud, mille jaoks, millised on plaanid ning kavad. Väljendati ülimat valmisolekut asuda koos ja koordineeritult organiseerima Eesti kaitsevõimet. Hain Rebas ei võtnud ohvitseri tõsiselt. Tal oli kaasas paar ERSP kannupoissi, kes lõbustasid end püstolist märgi laskmisega. Rebas isegi kandis revolverit, mille üle ta oli äärmiselt uhke ning Tõnsi mälestuste järgi oli kogu suhtumine kõike muud kui asjalik. Tõns, Kommer, Mosin ja Ühtegi, Toosamaa Riho Ühtegi, kes hiljem vastuluurejuhina peilis välja Herman Simmi tegevuse, pärast mida lõppesid Ühtegil millegipärast nagu lõigatult edutused Eesti kaitseväe karjääriredelil. Kurioosumine kõlab, et viimane, millega Simm hakkama sai, oli see, et ta likvideeris Ühtegi ametkonna. Kutsusid külalised staabiruumi ja koos võeti võimalikke tuleviku arenguid. Jäägrid tegid ka omalt poolt ettepanekuid. Käsitleti punaohvitseride ja sõjakomissariaatide töötajate probleemi, kuid sellest aru saada ei tahetud. Mosin teatas otse, et härrad ja prouad, tulevased ministrid, need otsused, mis teha tuleks, võtaksid aega 3-4 tundi. Hea küll 24 tundi, kuid nende pidev edasilükkamine võib ühel päeval saatuslikuks saada. Kuid reaktsioon oli selles mõttes tavaline, et midagi ei lükatud tagasi, kõik lükati edasi. Nii nad Pullapealt lahkusidki, ilma et oleksid väljendanud otsest koostöösoovi ja vajadust nende vaated 1000 mehega, kes olid toona Kaitseliiduga liitunud.
Suhtumine nende meeste tulevasse staatusesse, võimalikku tegevusse, rakendusse ja tahtesse oli selline, nagu oleks tegemist mingi vaated segava faktoriga omavahelises poliitilises kempluses. Eksiilvalitsuse ohvitseride keskis arutleti selle üle, et vabatahtlikud võiksid jääda tegevteenistusse. Teised tegutseksid rahuliku riigi korral, kas siis reservis või erus. Ja ega mingit laiemat tunnustust keegi endale otsima ei kippunudki. Läbirääkimised valitsuskabineti moodustamiseks kestsid kuu aega. Nende kõneluste ajal, mis pidid viima valitsusse Isamaa ja RSP meelsust kandvad isikud, oli ametis ikka veel Tiit Vähi. Rahva suurimad ootused olid siiski, nagu öeldud, seotud just luuameestega, kes toonase valimisloosungiga plats puhtaks sellise lubaduse olid andnud. See ei tähendanud valijate jaoks mitte ainult okupatsiooniaegsetest tegelastest vabanemist, vaid ka kogu nõukogude aegse asjaajamisloogika viskamist sinna, kuhu see kuulus. Laias laastus pidi kogu süsteem asendatama uuega nii vaimses kui ka füüsilises mõttes. Esimest korda pidid samas nii RSP kui ka Isamaa juhid mõtlema selle peale, et nüüd tuleb hakata valitsema ka tegelikult. Pidi nüüd ju tegelikult hakkama mõtlema, mis asi see riik üldse on. Kes on ja saavad olla selle teenistuses? Millised on need struktuurid, mis on tulnud Nõukogude süsteemist Eesti Vabariiki? Ja mis neist peaks saama? Siit saigi alguse mingi kahtlane suundumus, et äkki saab midagi ka üks ühele üle võtta ning piisab vaid ümbernimetamisest. Püüdis ju ENSV-gi kõikide tunnuste järgi mängida riiki, isegi oma välisminister oli olemas. Ainuke ENSV proforma puuduv institutsioon oli kaitseministri institutsioon. Oli küll olemas julgeolekukomitee, kuid see oli hoopis midagi muud ja see seltskond tegeles hoopis teist laadi asjadega. Eest terendas vajadus ka vägivalla aparaadi järel. Ja mis oli siis jäänud? Jäänud oli süsteem, kus paljud olid kellegi kas otsesed või kaudsed kaastöötajad. Igal pool oli keegi kuskil ja kellegiga seotud. Oli ju isegi selline asi olemas nagu ENSV Justiitsministeerium ja ametis oli ENSV peaprokurör Leo Urge. Mida selle kõigega peale hakata? Valiti lihtsam tee ega hakatud ühiskonda puhastama. Kohtud, miilits, prokuratuur ja muud julgeolekustruktuurid säilisid. Mehed võeti teenistusse ja naiivrahvuslikult mõtlevad inimesed jäid sisuliselt omal algatusele õnne katsuma ja otsima lootuses, et küll need idealistid kunagi kas väsivad või viime asja kuidagi teisiti nii kaugele, et neil tegutsemisind kaob. Ajalugu näib siin seda hüpoteesi kinnitavat. Primitiivne oleks mõelda, et need otsused sündisid lihtsalt. ERSP-sse kuulus küllalt palju radikaalselt mõtlevaid inimesi. Sealne seltskond oli suhteliselt kirju ja äärmiselt tõsi isamaaliste inimeste kõrval leidus ERSP-s kindlasti neidki, kes olid sinna sokutatud. Arvata seda, et see partei sai Pilistveres sündida kuidagi ilma kas või KGB teadmata, oleks küll ülimalt naiivne ja pealtnäha ka kõige rahvuslikumal otsusel võis olla mitu saba. Toimus veel üht-teist. Siiani on segane, miks laskis Laaneots lahinguvalmidusse seada peastaabile alluvad üksused. Täpsemalt moodustised, sest korralikest väeosadest toona veel rääkida ei saanud. Neid polnud lihtsalt olemas. Nendest teenivad ohvitserid räägivad sellest niimoodi, et neil oli tulnud korraldust ennast valmis panna. Kuna varitsevat oht, et jäägrid valmistuvad sõjaliseks riigipöördeks, on valmis ründama valitsusasutusi ja teab mida veel. Ka Kaitseliit oli toona viidud teatud valmidusse, kuna nähti märke selle kohta, et täiesti üheselt võetava võõrriigi jõud võivad sekkuda isamaalise valitsuse ametisse astumisse. Kaitseliidu Tallinna malevastaapi kogunes kaitseliitlasi üle Eesti. Otepää omadel oli näiteks selge, et uus valitsus astub ametisse ja suur töö okupatsioonivõimude käsilaste väljaselgitamisel seisab alles ees.
Tallinnas olid selleks ajaks valmidusse viidud ka endised miilitsad, nüüd politseinikud. Kaitseliitlasi oli hakatud arreteerima ja politseisse veeti ka eespool nimetatud Otepää omad pea täies koosseisus. Süüdistus küll otseselt ei esitatud, kuid igal võimalikul juhul anti märku, et tulite ka relvastatud mässu korraldama. Selge suunitlusega provokatiivne kuulujutt oli igatahes lendu lastud ja kogu asja juhtivat just jäägrid. Keevavereline mosin võis küll olla parem mingis kontekstis miskit sellist praalinud, kuid tal polnud kunagi käsuliini, mille alusel midagi sellist korraldama hakata. Ja enamgi veel, jäägrite juhtkonnale oli isamaaline valitsus just see, mille nimel mehed olid kokku tulnud ja valmis tegutsema. Nii sellest aru saadigi, et meie meeste võit oli käeulatuses. Tulevased ministrid isiklikult pulla peal käinud, mida see hing veel oskad tahta. Samas on Tõns hiljem tunnistanud, et vahest ehk oldi selle isamaalisusega liigagi sinisilmsed. Tunda andis ka kulumine ning eriti turumajanduse mõneti lämmatav pealetung hakkas üha enam rusuma. Kõik maksis raha ja kallines tundidega. Rääkimata inimlike suhete asendumisest kaubanduslike rahalistega. Riigikogu astus ametisse ja Riigikogu kõnetooli astus Heinrich Mark. Teadupärast pidi eksiilvalitsus esindama Eesti riigi järjepidevust nii kaua, kuni taastatakse Eesti põhiseaduslik kord ja oli loomulik, et Heinrich Mark pidi panema oma ameti maha, kui siin asuvad ametisse Riigikogu, president ja taastatakse muud riiklikud institutsioonid. Lembit Tõns ja Kalle Eller teadsid Margi saabumisest aegsasti. Tõns sai end vaid lühidalt esitleda. Mark saabus Eestisse juba elatanud mehena esimest korda üle poole sajandi. Teda vedasid ringi juba uute institutsioonide tegelased, Tunne ja Mariann Kelamiga eesotsas. Peale selle endistest miilitsatest julgestusmehi. Heinrich Margi kõne oli äärmiselt mõjuv ja riigimehelik. See ajutas ka jäägrites viimsigi kahtluse selles, et äkki keegi kuskil lihtsalt mängib mingit eksiilvalitsust. See kõik oli reaalsus ja sobis kenasti nende maailmapilti, tuleviku lootusesse ja püüdlustesse. Teadupärast oli Mark peaminister presidendi ülesannetes, nii et ta andis ühed oma volitused üle Mart Laarile ja teised Lennart Merile. Kuna Meri oli uues olukorras ka kaitsejõudude kõrgeim juht, siis teadsid ka jäägrid, et juriidiliselt on nad nüüd sinna sektorisse nii öelda üle antud ja sealt peaks tulema ka neid puudutav põhimõtteline otsus. Vägisi ei tahtnud keegi kedagi teenida, kui sellist vajadust poleks olnud. Kuni sinnamaani peeti end ju kõigepealt ikkagi kriisiolukorras tegutsevate meeste ühenduseks, kes ei pretendeerinudki eluaegsele sõjaväelisele karjäärile, olles pealegi akadeemilises mõttes selleks isegi välja õpetamata. Nii oli ju ka Heinrich Margi allkirja kandvas Lembit Tõnsile auastma andmise määruses kirjas, et Lembit Tõns on Eesti kaitsejõudude taastamise organiseerija ja juht. Just selle eest anti Tõnsile kolonel leitnandi auaste, mida talt keegi pole tänaseni ära võtnud, ehkki kaitseressursside ameti ametlikus arvepidamises figureerib Tõns kui reamees riviteenistuseks kõlbmatu. Ilmselt on nõukogudeaegne määratlus selles majapidamises endiselt südamelähedasem. Mart Laari valitsus sai ametisse ja algas suhtlemine kaitseminister Ain Rebasega. Rebas kutsus jäägrite juhtkonna Pikal tänaval asunud kaitseministeeriumisse nõupidamisele, kus viibisid peale Rebase veel justiitsminister Kaido Kama ja siseminister Lagle Parek. Välja oli mõeldud küllaltki nutikas käik. Arutati tekkinud uut olukorda, tõdeti, et senimaani oli läinud suhteliselt hästi ja paanika oli päevakorralt maas. See kohtumine, kus vastamisi seisid targad poliitikud ja lollid pragmaatikud, oli pigem ärakuulamiseks.
Olles juba mitu tundi jutti kestnud suhteliselt emotsionaalse ja mõnevõrra sentimentaalse jutuajamise käigust väsinud, ei pööranud Kaitsealgatuskeskuse esindajad tähelepanu paberlikule asjaajamisele. Täpsemalt selle vajadusele hilisema asjaajamise täpsustamise seisukohalt. Koostatud oli nii-öelda seisukohtade nimekiri ja selles olid esitatud just Kaitseministeeriumi seisukohad. Dokument sisaldas palju üldist ja mitte kedagi mitte milleski kohustavat. Auastmete koha pealt oli Kaitsealgatuskeskuse hoiak selline, et need on Eesti seadusliku valitsuse antud. Neid keegi ära võtma ei hakka ega saagi võtta. Ise küsimus oli, kas mehed jätkavad teenistuses või mitte. Teenistusse võtmine pidi korraldatama atesteerimiskomisjoni kaudu. Iseküsimus ja sealjuures ülimalt märgilise tähendusega oli see, kes siis moodustab selle komisjoni ja kes saavad olla selle liikmed. Kas oleks punapolkovnikud atesteerinud neid või vastupidi? Kaitsealgatuskeskuse arusaamade järgi tuli eranditult kõik atesteerida sõltumata sellest, mis auastme keegi oli saanud kas Nõukogude armeest, Wehrmachtist, Bundeswehrist või kuskilt mujalt. Nad kõik oleksid pidanud esitama oma arusaama selle kohta, mida nad näha tahavad, kuidas tegutseda soovivad, millest need soovid on kantud ja palju muudki veel. Kaitseministeerium oli koostanud dokumendi, milles seisis, et ei pea arvestama eksiilvalitsuse auastmeid. Ja Rebase idee oligi saada sellele paberile kuidagi viisi allkirjad alla. Sellel dokumendil seisab ka Elleri allkiri, ehkki see tähendab vaid seda, et Kaitseministeeriumi ettepanekuga tutvunud. Nii oli seal ka kirjas ja seda ei saa kuidagi võtta nõusolekuna, kuna need on kaks eri asja. Sisuliselt on tegemist samasuguse seigaga, kui keegi võetakse kuriteokahtlusega kinni ja esitatakse süüdistus. Isik kirjutab ju alla, et süüdistusega tutvunud ja see ei tähenda mingil viisil seda, et ta sellega nõustub. Tõsi, selle dokumendiga pole eksiilvalitsuse ohvitseride vastased ka eriti palju lehvitanud, andes endale aru, et see oleks austumine äärmiselt libedale teele ja võiks pöörduda hoopis nende endi vastu. Küsiti ju sel koosolekul ka Lagle Parekilt, kuidas nad isamaalised mehed, kellest paljud üle Eesti olid just oma isamaaliste vaadete tõttu ka Nõukogude võimude represseeritud ja taga kiusatud. Kuidas need mehed peaksid ühes rivis seisma, neid taga kiusanud punapolkovnikute ja uurijatega, kes neid tollesama sinimust-valge lipu lehvitamise pärast ülekuulamistel olid tümitanud. Lagle Parek teatas selle peale, et ta oli käinud Patarei vanglas ja ütles heldinult, et teate, needsamad inimesed on seal praegu tööl ja teate, kui toredasti nad minusse suhtusid. Nad isegi mäletasid, kui ma seal istusin. Võrdlemisi kummaline tõepoolest, kuidas Parek keeres peelasena nautis situatsiooni, kus teda mõnitanud inimesed olid sattunud tema alluvusse. Tõesti meenub mõttekäik orjusest ja orjamentaliteedist, kes mitte ei taha saada vabaks, vaid ise isandaks ja orjapidajaks. Ning see ei sobinud Kaitsealgatuskeskuse liikmete seisukohtadega kuidagi.